kõigile kirjandusfestival Prima Vista ja jätkame täna teisel päeval teemadega ajalugu ja kirjandus ja nende omavaheline põimimine. Et annan nüüd sõna külalistele Mart Kultkepp ja Kert Kiiver. Nii, töötab. Ja tere. Kert Kiiver. Mart Kultkepp. Kuna moderaatorit ei ole, siis me siin natukene juba arutasime, kuidas me alustame kõigepealt, et väga tore muidugi, kui te ühel hetkel hakkate ka küsima meie jutu peale, et ei pea survestama niimoodi väga kõvasti, aga et leppisime kokku, et mina teen otsa lahti siis natuke kirjanikuna, ja räägin siis, kuidas mina olen selle alternatiivi ajalooga seotud ja miks ma olen sellised raamatud kirjutanud, et nüüd on neid 3 tükki juba. Et minu alternatiiv ajalugu on siis põhineb sellel, et tegevus toimub Eestis, mis peale teist maailmasõda jäi iseseisvaks. Ehk siis siuke nagu Soome enam-vähem, et nii. Ja nii-öelda kõik kapitalistlikud asjad toimivad. Ma ei ole üheski raamatus seletanud ära, kuidas ta jäi iseseisvaks. Ma ei ole isegi seda öelnud, et kas Läti ja Leedu ka jäid, kuigi mulle endale tundub loogiliselt, et kus nemad siis said, et ju siis ikka me kõik 3 jäime iseseisvaks. Ja miks ma sellise maailma välja mõtlesin, oli see, et siin nagu 2 asja tulid hästi kokku, et mul on siis kriminaalromaanid, need eradetektiiv tegutseb seal selline kaabu ja mantliga eradetektiiv nagu 50-ndatel, 40-ndatel, 60-ndatel Ameerikas, Raymond Chandleril, Ross McDonaldil, teistel neil klassikutel, natuke Perry Masoni õngu ka. Ja kuna ma tahtsin väga sellist raamatut kirjutada, siis muud varianti ei olnud, et Eestis päris ENSV-sse ma ei saanud ju panna, sest siis oli miilid, siis ei olnud seda maailma olemas. Ja kui ma hakkaks nüüd kirjutama seda detektiivi kuhugi Ameerikasse ja hakkama kujutama nüüd, et ma mõtlen, kuidas seal see asi oli, siis see on nagu siuke ka võlts, et ma tean, on üks Eesti kirjanik vähemalt, kes siukseid romantilisi põnevuslugusi kirjutab, mille tegevus ongi Ameerikas ja ma ei tea, kas ta on seal nii palju käinud või vaatab Google Mapsist neid asju, aga mina ei mõtlesin, et see on nagu võlts. Ja Viljandi on nii kiht linn oma reljeefsuse kõige sellega, et see nagu Karl Martin Sinijärv kunagi, kui mul ei olnud mõtteski sellist raamatut kirjutada, ütles mulle, et Viljandi vajab ühte eradetektiivi. Ja teine osapool oli siis see, et kuna ma olen Viljandi patrioot, kogu aeg seal elanud ja kõik ja ajalehes töötades ma tegin ka Viljandi ajaloost, ennesõjaaegsest ajaloost siis lehekülgi, sobrasin vanades nendes sakalates ja kõigis ja seda ajalugu kirjutasin ja meil oli August Maramaa linnapea enne teist maailmasõda, kes hirmsasti tahtis Viljandis teha Eesti sisemaa tippkuurortit, hakkas ka tegema, aga sõda tuli vahele, küüditati temagi ära ja kõik see nagu tegemata pooleli jäi. Ja siis mul oli juba varem nagu peas see kõlksunud, et aga mis siis, kui ei oleks seda Nõukogude okupatsiooni tulnud, et milline oleks siis Viljandi olnud selle Maramaa unistuse täitudes. Ja siis läksid nagu 2 asja kokku, et ma saan oma detektiivi lood kirjutadagi 61. aasta, 61 on jah algus, 61. aasta Viljandisse, millest on saanud veel tänu agaratele mulgiärimeestele Eestis ainus koht, kus on lubatud hasartmängud, ehk siis kasiinopealinn ka ja kõik elu pulbitseb nagu kuskil Ameerikas sellel ajal ja on see eradetektiiv ja siis ma saan sinna fantaasiasse sisse panna kõik, arendada edasi seda, mis oleks võinud siis vaba Eesti puhul juhtuda nende Viljandi ärimeestega näiteks niimoodi, et ma olen lähtunud, et kõik, mis alla enne teist maailmasõda on, siis kõik on, ma lähtun sellest, ehk siis mis mingis majas asus või kõik ja lihtsalt mõtlen siis, et kuidas oleks võinud edasi minna, kuidas linnaosad oleks võinud areneda niimoodi. Ja sealt nagu see mäng tuligi, et mind just see keskkond huvitas, et toimetada seal. Ja seal on väga mõnus ka sellepärast toimetada, et keegi ei saa mulle öelda seda, et nii ei olnud. Tõestati ei olnud. Et ma ei eksi nagu selles mõttes mingi tõe vastu väga. Et selle peale minu see asi nüüd põhineb. Sissejuhatus tehtud, annan sõna edasi. Ja, et me läheneme siin sellele küsimusele, mis on
ürituse nimes välja toodud päris ja tehisajalugu natukene erinevatest vaatenurkadest, et Gert eelkõige kirjanikuna, mina eelkõige ajaloolasena. Mis võib-olla meie mõlema jaoks on ühine, on ikkagi natukene see fantaasialend, et ma küll otseselt ei tegele sellise counterfaktuaalse ajalooga, nagu mõnikord öeldakse, et mis oleks võinud juhtuda siis, kui oleksid asjad läinud teisiti. Küll aga päris mitmed minu uurimisteemad natukene balansseerivad selle piiri peal, et mitte küll võib-olla sellest üle astudes, aga siiski, et mind hästi huvitavad mingid sellised marginaalsed tegelased, tänapäevaks tihti unustatud, kellel omal ajal võis olla mingisugune, kas siis lausa maailma ajalooline või siis vähemalt mingisugune oluline roll, mis oleks võinud realiseeruda kuidagi meie jaoks tänapäeval siis nähtavamal kujul, kui see tegelikult juhtus. Et Aleksander Keskküla on üks selline tegelane, kellest ma olen küllaltki palju kirjutanud ja mis minu jaoks tema juures on huvitav võib-olla isegi enam, kui see tema elu ja saatuse küsimus on see, et mingis mõttes minu jaoks sümboliseerib sellist saavutamata jäänud potentsiaali Eesti ajaloos. Et võib-olla te teate seda lugu, aga ma siis tuletan meelde, et Aleksander Keskküla oli 1905. aasta revolutsionäär, kes siis 1908. aastal põgenes välismaale, kõigepealt elas ta Saksamaal, seejärel Šveitsis ja siis Esimese maailmasõja alates astus ta Saksa teenistusse ja sakslastele püüdis ta siis maha müüa või neile nende sõjalist jõudu ja rahalist jõudu saada siis enda plaanide taha, müües neile sellist visiooni Eestist ja teistest Balti riikidest, mis siis lahutatakse Vene impeeriumi küljest võidukate Saksa sõjavägede abil, aga mis siis seejärel ei saa mitte Saksamaa osaks või siis mingiks Saksa satelliitriigiks, vaid liituvad siis Rootsiga ja selle plaani juurde kuulus siis see, et Rootsi peaks sekkuma Esimesse maailmasõtta Saksamaa poolele ja siis ühise Saksa-Rootsi pealetungi käigus vallutatakse Rootsile tagasi siis Soome ja ka Balti provintsid, mis Rootsi oli kunagi varasema ajaloo jooksul kaotanud ja siis ta muidugi eeldas, et Saksamaa võidab sõja, siis sellest võidukast Rootsist koos teiste Põhjamaade ja siis nii-öelda tagasi vallutatud aladega saab uus põhjamaine suurvõim ja siis Euroopas hakkavad valitsema kolm peamist või ütleme siis Mandri-Euroopas hakkavad valitsema Kesk-Euroopas kolm peamist sellist võimu, milleks on Austria-Ungari, Saksamaa ja Rootsi, sellise kolme keisri liidus ka eestlased siis saaksid hakata kultuuriliselt rohkem arenema, saaksid endale poliitilised vabadused ja nii edasi. No niimoodi muidugi ei läinud, eks ole, nagu me teame, aga siis see mõte, et niimoodi oleks võinud minna ja et selliseid plaane teatud ajal võeti tõsiselt teatud ringkondades, mis ei pruukinud üldse olla ebaolulised ringkonnad, see minu jaoks on päris huvitav. Et selles mõttes, ma arvan, kui me nüüd oleme rääkinud natuke oma teemadest siin, võib-olla võikski seda ürituse pealkirjas toodud üsna absoluutset vastandust nüansseerida, et siin on välja toodud, et oleks justkui olemas päris ajalugu ja siis tehisajalugu, aga tegelikult see palett on oluliselt laiem minu meelest. Minevik on muidugi läinud, seda me enam tagasi ei saa, aga sellest on alati midagi maha jäänud, mingisugused jäljed, mingisugused allikad, mälestused, lood, monumendid, müüdid ja ka argumendid. Igasugused sellised lahendamata küsimused, nagu see Eesti siis iseseisvaks jäämise või mitte jäämise küsimus. On terve eraldi žanr raamatuid, mis oleks juhtunud, kui 40. aastal Eesti oleks vastu hakanud, eks ole. Ja siis päris mitmed autorid on seda teemat käsitlenud. Muuhulgas Mart Laar näiteks, ma kunagi Vikerkaares olen arvustanud ühte tema sellist romaani. Aga mis minu meelest on kõige huvitavam, küsimus selle juures ei ole mitte see, et kas nüüd ajalugu on päris või ajalugu on tehis, vaid see, et kuidas eri viisidel muudetakse minevikku tähenduslikuks tänapäeva jaoks. Ja neid võimalusi on erinevaid, et kirjanik näiteks võib ju midagi leiutada, eks ole, nagu sina oled teinud, aga sa teed seda avalikult. Sa ei püüagi näidata, et see oleks olnud tegelikkuses, mida sa oma romaanides kirjutad. Et selles mõttes kirjaniku ja lugeja vaheline leping, kui kirjanik kirjutab alternatiivajalugu, minu arusaama järgi on umbes selline, et me mõlemad teeskleme midagi ja me teeme seda avatult, et see ei ole mingi asi, mida me varjame.
ajaloolase ja lugeja vaheline leping on natukene teistsugune. See on selline, et ma justkui ei ole midagi välja mõelnud autorina küll, aga ma olen tõlgendanud. Aga samas minu tõlgendused ja minu argumendid peavad põhinema allikatel ja sellepärast on mul olemas viiteaparatuur, et see, kes tõesti tahab, saab minna nende algallikate juurde tagasi ja siis vaadata, kas minu mõttekäik on ka nende meelest loogiline, arusaadav ja tõenäoline. Aga siis on olemas veel kolmandat sorti ajalugu, niinimetatud pseudoajalugu. Siis ma mõtlesin, et kui jõuame, siis ma natukene räägin mõnest huvitavamast näitest. Ehk siis pseudoajalugu on selline ajalugu, mis teeskleb, et ta on midagi, mis ta tegelikult ei ole. Ehk siis autor laseb oma fantaasial lennata suhteliselt vabalt, aga ei tee seda mitte avalikult tunnistades, et see on see, mida ta teeb, vaid püüab jätta muljet, et tema kirjutatu näol on tegemist siis nagu tõsiselt võetava kriitilise ajalooga, ehk nagu ehib ennast teatud mõttes võõraste sulgedega, et tahab kirjaniku vabadust, aga siis ütleme teaduslikku prestiiži samal ajal. Ja sealt võib välja tulla väga huvitavaid asju. Eelkõige just seetõttu, et ütleme, ajalugu ja ajalookirjutus alati on väga poliitilised küsimused. Reeglina me ei tegele asjadega mitte sellepärast, et meile endale see nagu lihtsalt kuidagi suvaliselt pähe tuleks, vaid meil on mingisugused asjad, mis meid mõjutavad. Ja ma saan aru, et sind on mõjutanud see Eesti iseseisvaks jäämise probleem, et mis oleks olnud, kui ei oleks niimoodi läinud, nagu tegelikult läks. Ja siis ajaloolasi ka, et üldiselt, kui hakkad mingisuguse küsimuse vastu huvi tundma, siis sul on mingisugune mõjutaja, mis sind selle küsimuse juures intrigeerib, nagu minul see Keskkülaga on olnud. Aga siis pseudoajalooga ka täpselt samamoodi. Ja tihti, kui nüüd vaadata Eesti rahvusluse ajalukku, siis sellised pseudoajaloolised tendentsid on seal olnud teatud hetkedel suhteliselt tugevad, sellepärast et Euroopa kultuuris ja ajaloos käivivad sellised arusaamad, et mis peab ühel õigel rahvusel olema, et ta saaks ennast pidada väärikaks teiste rahvuste seas. Peaks olema väärikas ajalugu. Aga mis sa siis teed, kui sul ei ole allikaid? Mis sa siis teed, kui sa ei saa tõestada, et sul see väärikas ajalugu on? Ja siis väga kerge ja vahel ka väga ohtlik on siis natukene jääda oma fantaasiale rõhuma selle asemel, et siis ausalt tunnistada, et me ei tea, mis siis tegelikult oli või tegelikult sai, sest midagi ju ikka tahaks, et oleks olnud. Aga ma vahepeal võib-olla annan sulle uuesti sõna. Ei, väga huvitav on kuulata. Ma praegu üldse ei tahtnud sekkuda, sa võid sellega täiesti jätkata. Okei, jah, siis kui ma natuke kokku võtan võib-olla oma selle praeguse jutu, et selle asemel, et küsida ajaloo puhul, et kas see on nüüd tõsi, nagu siin võib-olla pealkirjas see mulje jääb, et see on nagu ainus oluline küsimus, siis võib-olla parem küsimus on, et mida me ajaloost tahame, mida me minevikust tahame ja mis on nagu minevikus sellist, mida meil juba ei ole või et mida me tahaksime sealt kätte saada. Ja võib öelda, et kirjandus näiteks tahab vabadust, et minnes ajaloo juurde ja eriti siis alternatiivajaloo juurde saab kirjanik vabaduse kirjutada sellest, mida ta tahab ja võib-olla siis teatud, ütleme, et sellise puhtalt ajaloolise romaani piirangutest vabana, et nagu sa ka välja tõid, et keegi ei saa ju öelda, et nii ei olnud, sest loomulikult nii ei olnud, ei ole mõtet seda öelda, see oleks see triviaalsus. Aga siis mõeldes pseudoajaloo peale, siis tihti mulle tundub, et see, mida nagu püütakse selle kaudu ajaloost kätte saada, on teatav väärikus või mingisugune kompensatsioon, et näiteks eestlaste peale mõeldes, kui meile jääb mulje, et eestlased on üks väike rahvas, kes on ajaloo jooksul palju kannatanud, jäänud pidevalt teiste suuremate varju ja nii edasi, siis kas ei oleks alles tore, kui me saaksime kuidagi kätte maksta sellisele ajaloole ja ikkagi leida sealt midagi, mis tõestaks vastupidi. Nii et Eesti pseudoajaloos minu meelest on olemas selline väga selge tendents tõestada, et eestlased olid kunagi võimsad, vägevad, laialt levinud, arvukad, mõjukad, igatpidi kesksemad inimesed Euroopa ja ka maailma ajaloos, kui nii-öelda tavaajalugu, kriitiline ajalugu, ajaloolaste kirjutatud ajalugu seda
seda lubaks järeldada. Et selles mõttes pseudoajalugu ei ole lihtsalt mingisugune suvaline fantaasia, vaid see on teatud mõttes selline haavatud eneseuhkus, millele on siis lisatud viiteaparatuur või siis sellised nagu tava ajalookirjutusele omased jooned. Ja Eesti on selle kohta eriti hea näide, sest Eesti kirjakultuur, nagu me teame, on suhteliselt hiline. Ja Eesti rahvuslik ajalookirjutus, kui ta tekkima hakkab 19. sajandil ja tegelikult kriitilisemas mõttes alles 20. sajandi alguses, tekib siis sellistes tingimustes, mis on suhteliselt ebasoodsad, ehk siis allikaid on vähe, varasemat riiklikku traditsiooni ei ole olemas mingit varasemat Eesti riiklust, mille juurde tagasi minna. Ja samal ajal seal taustal on need 19. sajandi, 20. sajandi rahvusluse aja sellised stereotüübid selle kohta, milline üks rahvus peaks olema, mis ühel rahvusel peaks kindlasti olema. Ja kui Eesti rahvuslik liikumine seda Eesti rahvust hakkab üles ehitama tänapäevases mõttes, siis ma ütleks, neil on nagu 3 sellist ehituskivi, mille abil seda teha. Et üks on territoorium, teine on keel ja 3. ongi siis ajalugu. Ja neist kõige lihtsam ja konkreetsem ja see, mida siis ka seostatakse sellise eestluse põhiliste juurtega, ongi see sama maa. Ehk siis see on suhteliselt selline selgesti piiritletav. Me kõik teame, kus me elame, kus on meie maa, kus on kellegi teise maa. Eriti lihtne on see siis, kui me elame saare peal, siis on selge, kus meie maa lõpeb ja kus ta algab. Aga siis mujal ka, et eestlaste selline kohateadvus, et kus nad on ja kus me oleme olnud, et see on selline väga tugev ja selles mõttes seal probleemi ei olnud. Keel samamoodi, et võrreldes mitmete teiste rahvastega, et see, mis eesti keel on ja kes on eesti keele rääkijad, on olnud suhteliselt enam-vähem selge. Muidugi alguses oli nii, et Lõuna-Eesti ja Põhja-Eesti keel erinesid üksteisest üsna tunduvalt ja räägiti ka sellest, et kas setud üldse on eestlased ja nii edasi. Aga ütleme selleks ajaks, kui Eesti iseseisvaks riigiks saab, siis on juba ikkagi väga selge selline Eesti keele definitsioon olemas, mis see on ja mida see ei ole. Aga siis ajalugu on see, mis on kõige problemaatilisem selline ehituskivi. Selliseid muistseid kirjalikke allikaid ülivähe. Ainuke ongi see Liivimaa kroonika, mis on kirjutatud vaenlase vaatenurgast, eks ole. Selle autoril Henrikul ei ole mingisugust erilist huvi Eesti kultuuri, eestlaste muistse usund ega millegi sellise vastu. Seal ikka räägitakse sellest, kuidas selline kristluse võidukäik aset leiab. Samuti, nagu ma ütlesin, ei ole mingit varasemat Eesti riiki ja sellega siis seonduvaid mingisuguseid kirjalikke allikaid, mis näiteks leedukatel olid olemas, eestlastel ei olnud. Ja võib öelda, et see nõrkus ühest küljest kujutas endast probleemi, midagi nagu ei olnud, aga teisest küljest see kujutas endast ka võimalust, sest siis oli võimalik neid asju leiutada. Et kui oleks olnud midagi, mis oleks ette öelnud, kuidas eestlased elasid ja olid enne siis muistset vabadusvõitlust, oleks siis see fantaasialend olnud siis nende hüpoteetiliste allikatega piiratud, aga kuna seda kõik oli niivõrd vähe, siis oli võimalik fantaasial lendu minna. Nii et oli võimalik rekonstrueerida igasuguseid asju, mida kunagi ei pruukinud olemas olla, aga mis siis sellel hetkel 19. sajandi lõpus, 20. sajandi alguses tundusid vajalikud ja siis võeti kasutusele see, mis kasutada oli. Mõtlesin, ma mainin kahte näidet siin. Üks on Kalevipoeg. Et üks selline stereotüüp selle kohta, et mis ühel õigel rahvusel peab olema, siis sellel ajajärgul, millest ma rääkisin, on see, et peab olema rahvuseepos, peab olema mingi selline keskaegne, eeldatavasti siis autentne värsivormis kirjandusteos, eepilise sisuga kirjandusteos, mis kuidagi väljendaks selle rahva hinge, eks ole. Ja siis te kõik teate neid teiste rahvaste eeposeid, mis nad siis on. Eestis on nad ka hästi tuntud. Ja siis põhjus, miks Kreutzwald
Kreutzwald siis pidi Kalevipoja niimoodi kokku lappima erinevatest allikatest, nii palju kui neid oli, mitte siis autentsest eepilisest rahvaluulest, vaid muistenditest ja kust iganes võimalik oligi selles, et ei olnud midagi teist selle sarnast võtta. Nii et kui mõelda nüüd ütleme päris või tehisliku peale, siis Kalevipoeg on selles mõttes minu meelest hea näide, et ühest küljest on jah tehislik, on ju uuritud seda ja siis tuleb välja, et sellist autentset rahvaluulet on seal just suhteliselt väike osa võrreldes sellega, mis Kreutzwald ise on sinna juurde luuletanud. Aga mis on väga päris, on see roll, mis ta on Eesti ajaloos mänginud. Et Rein Veidemann on nimetanud teda Eesti kultuuri tüvitekstiks näiteks ja ma arvan siiamaani, kui paljud meist on Kalevipoja päris otsast lõpuni läbi lugenud, on üks küsimus, aga mingisuguseid motiive teavad sellest ju kõik. Ja ta on produktiivne teos, et ta on endast siis järele jätnud mitte ainult selle Kalevipoja enda, vaid siis igasuguseid sellest pungunud kõrvalliine. Teno Raua lastele mõeldud Kalevipoeg on muidugi väga tuntud, aga siis ma arvan, et Kivirähk on kirjutanud ühe Kalevipoja nimelise teose, on igasuguseid järgi kirjutatud Kalevipojal ja nii edasi, et see on väga produktiivne nähtus Eesti ajaloos. Sellise rahvusliku monumendina on väga tõeline. Aga see, et ikkagi mingis mõttes ei ole ta nii autentne, kui võiks olla, on Eesti rahvuslasi väga pikalt piinanud ja nad on püüdnud kuidagi sellest üle olla, sellest faktist. Ja siis ma toon välja ühe tegelase Artur Jung aastal 1939. Jällegi selline keeruline aeg Eesti ajaloos, eks ole, suur sõjahirm, Euroopas on pinged haripunkti tõusmas ja tihti sellistel keerulistel aegadel, kui on tunda, et on mingisugune kriis, siis minnakse tagasi vanema ajaloo juurde. Et võib välja tuua Lennart Meri Hõbevalge, mis ka nagu saavutab selle tohutu edu ja täpselt mingis väga selges ajahetkes siis ajal, kui hakkab toimuma selline põlvkonna vahetus, et neid Eesti-aegseid inimesi hakkab väga väheks jääma ja samal ajal siis eestlaste osakaal Eestis hakkab ka jääma järjest madalamaks ja siis see tekitab sellise rahvusliku, ütleme, eksistentsiaalse hädaohu tunde ja sellistel hetkedel tihti minnakse tagasi väga vana ajaloo juurde ja siis Artur Jung ka aastal 1939 kirjutab sellest, et tegelikult Kalevipoega on kuidagi ebaõiglaselt suhtutud, et tegemist ei ole siiski ainult mingisuguse väljamõeldisega, vaid selle taga peab peituma midagi enamat. Ma tsiteerin. Ta kirjutab juba jutt selle üle, et põhjapiiril seisis pere, kust 3 poega veeresid välja ja üks poeg kotka seljas lendas palju, liugles palju, lendas lõunasse, kuni kotkas viskas mehe Viru randa, tõendab pikka rändamist ja sellel peab ajalooline põhi olema. Iga rahva ajalugu on müüdiline ja see on kõige algsem ajaloo allikas, kirjutab ta. Kreutzwald on tabanud seda niisuguse geniaalse andega, millest vähesed on aru saanud. Seda ei saa niisuguse otsimisega üldse kätte, nagu pärast kõiksugu jutte rahvasuust korjati ja siin ainult puhast rahvaluulet leiti. Kreutzwald ja Homerus tegid seda palju suurema vaimuandega kui meetodiga seotud folklorist. Rahva suured sündmused hoiti alateadlikult massides alles, neid võis kõige paremini avastada just geenius ja suur vaim. Et see on nagu selline huvitav argument, eks ole. Et Kreutzwaldi geenius on see, mis kuidagi iseenesest annab Kalevipojale juba ajaloolise tõesuse või tõepära. Sest Kreutzwald kui geenius on jõudnud välja siis eestlaste sellise alateadvuse mingisuguse kihistuseni, kus on siis see ajalooline tõde peidus. Et ajalooline tõde ei tule mitte allikatest, vaid ajalooline tõde tuleb kuidagi eestlaste hingest. Ja siis kuna Kalevipoeg rahvuseeposena, eks ole, seda tõde peegeldab, siis sealt kaudu saab selle kõik kätte. Ja siin võib näha nagu minu meelest sellist ülekompenseerimist, et mida kahtlasema tõeväärtusega see tekst on, seda nagu jõulisemalt tuleb sinna peale minna ja seda suuremat tõeväärtust tuleb sellele omistada, mida siis on siin tehtud. Nüüd, seal on veel erinevaid selliseid üksikasju, et mille poolest siis ta arvab, et seda väita oleks võimalik, et ta toob sealt välja erinevaid
erinevaid asju ja siis kurdab, et meie Kalevipoeg on läbi elanud hirmsa puhastamise aja, kui teda taheti painutada moodsa folkloori meetodi alla ja nii edasi, et see on nagu ka selline pseudoajaloole omane joon, et siis ollakse nagu väga siis selle päris teaduse vastu, et seda kritiseeritakse, folkloriste kritiseeritakse, ajaloolasi kritiseeritakse, pseudoajaloolane reeglina on seisukohal, et midagi on varjatud, midagi on maha vaikitud ja tihti ka seisukohal, et teda ennast püütakse kuidagi vaigistada või tema tõde ei taheta kuulda võtta, et ajaloolaste seas või folkloristide seas on mingisugune ringkaitse, mis siis ei luba sellel tõel saavutada seda mõju, mis tal tegelikult peaks olema. Toon ühe näite veel. Ja see puudutab sellist huvitavat nähtust nagu rahvuslik etümoloogia. Etümoloogia on siis teadus selle kohta, kust sõnad pärinevad ja kuidas need on omavahel suguluses eri keeltes olevad sõnad ja kuidas nad on ajaloo jooksul muutunud. Ja see on üks selline pseudoajalooline meetod, mis Eestis 20. sajandi alguses ja hiljem ka on olnud eriti jõuline ja levinud. Ehk siis ajalugu püütakse kätte saada eesti keelest. Ja seda siis kuidagi etümoloogiliselt tõlgendades, võrreldes seda teiste keeltega, siis lähtuvalt arusaamast, et ajalugu ja keel on üksteisest lahutamatud. Et mitte ainult siis Kreutzwaldi suurvaim, vaid ka eesti keel ise on mingil kujul selle tõese Eesti ajaloo talletanud ja kui meil ei ole muid allikaid, siis me peame minema keele juurde ja sealt me saame selle ajaloo kätte. Ja see on väga selline libe tee, kui sellise asjaga hakkavad tegelema inimesed, kellel tegelikult keeleteaduslikku haridust ei ole. Sest sellel, kuidas keel ajaloo jooksul muutub, seal on omad reeglid, mida peab teadma. Kui aga lähtuda ainult sellest, et ühes sõnas mingi sõna, ühes keeles mingisugune sõna kõlab sarnaselt kui mõnes teises keeles, siis ütleme, et midagi teaduslikku sealt välja tulla üldiselt ei saa, et see on natukene peenem töö, see nende omavaheline võrdlemine. Küll aga sellel teel on siis võimalik üles ehitada väga võimsaid fantaasia maailmu selle kohta, kuidas siis eri keeled ja siis eri kultuurid ja eri ajalood omavahel võiksid olla seotud. Oskar Luts kirjeldab oma mälestuses ühte episoodi, kus nad klassivennaga räägivad sellest, et kuidas üks või teine sõna saksa keeli kõlab. Ja siis klassivend küsib, kuidas on saksa keeles hobune, kommentaariga, et seda sa ju kindlasti ei tea. Ja siis Andres, kes on Lutsu alter egos, vastab, et miks ma ei tea, hobune on ju pfäärt. Mille peale klassivend arvab, et see kõlab ju täpselt nagu eestikeelne sõna väärt. Ja küllap sakslased selle eesti keelest on siis üle võtnud, mis muud selgitust seal olla saab. Ja siis need rahvuslikud etümoloogid töötavad umbes samamoodi. Nende raamatukesed üldjuhul on oma kulu ja kirjadega välja antud ja tänapäevaks unustatud, kuigi ka tänapäeval see sama pseudoteaduslik suund elab edasi. Nende nimesid ka teavad vähesed. August Lauri, Vasso Silla, Edgar Valter Saks, Jüri Härmatare, edasi võib-olla mõnda olete kuulnud. Aga siis kummalisel kombel Eesti rahvuslik etümoloogia oma esimese sellise kõva impulsi saab hoopis sumeroloogiast. 1894. aastal ilmub Soome senaator Yrjö Koskise raamat, kus ta räägib sumeri ja soome sugu rahvaste sugulusest. Ja 2 aastat hiljem annab Karl August Hermann välja oma käsitluse samast probleemist pealkirjal Sumeri akkadlased, uurimised vanast muinasajast. Ja siis Hermann räägib seal Sumeri kiilkirjatahvlite taasavastamisest ja ütleb siis, et Prantsuse suured õpetlased hakkasivad neljakesi seda keelt uurima ja mis nad välja uurisivad, see pani pärast terve maailma õpetlased imestusse. Nad kuulutasivad oma kirjades, et juba mitme aastatuhande eest surnud sumeri akkadi keel olla soome-ugri sugurahva keel ja olla kõige rohkem sugulane soome ja eesti keelega. Ja just ta lisab, et see sõnum kõlas nagu muinasjutt maailma õpetlaste kõrva, kuna Eesti rahvas sellest tänapäevani nii hästi kui midagi ei ole kuulnud ja tema siis hakkab seda kõike tutvustama ja märgib seejuures targalt, oleks mõni Soome või Eesti mees selle teaduse esiti üles leidnud ja tast kirjutanud, siis ei oleks vist keegi maailmas seda uskunud, vaid siis oleks igaüks arvanud, et soomlased ja eestlased enesel ajaloost vanu suurt sugu sugulasi otsivad. Nüüd aga tuli asi koguni Prantsuse poolt, keda ju erapooletuks pidi arvatama ja arvatigi. Ja siis Hermann jätkab.
Meie ei või siis teisiti, kui peame seda juba tähele pannes tunnistama, et asi sumeri ja soome sugulusega õige ja kindel on. Et minul Karl August Hermannil õnneks on olnud kiilkirja tundma õppida ja sumeri akkadi keelt soome ja eesti keelega võrrelda, siis lubagu lugejad, et ma lühidalt mõne sõna najal näitan, kuidas sugulus sumeri ja soome eesti keele vahel on ja mida selle pääle õieti põhjendada tuleb. Ja siis ta toob välja hulgaliselt näiteid. Huvitav on see, et paljud sõnad sumeri keeles hoopis lühemad on. Näiteks sõnast silm on alles ainult sii, kaar on aar, koolma ehk surema on kool, põlema on piil, kivi on takk, mis pole ju midagi muud kui eesti keele tahk. Mägi on kurr, mis pole muud kui sõna kõrge algus eesti keeles, poja nimi on turr, mis on seesama, mis settu murdet sura ja siis nii edasi ja nii edasi. Ja siis ta lisab veel umbes 5000 aasta eest olla Sukirra maakunnas preestri kuningat sumeri rahva üle valitsenud. Nimi Sukirra kõlab jällegi eesti-soome sõna suguraja järele. Võib ka olla, et sügav rada tal tähendus oli. Pealinnaks oli samal ajal vägev Sirgulla ja jällegi tuntud sõnadega Sirgula, Sirgela, see on sirge ala. Ja siis ta räägib veel kuningate nimedest. Nõnda on Sumeri vägev kuningas Kaskur-Galla umbes 4300 aastat enne Kristus Sumeri rahva üle võimutsenud. Ta nimi kõlab küll väga võõras, kuid on oma, sest Kaskur-Galla on üsna vaevata Kase-Kuru kallas ära seletada. Kas juba nii hallil ajal kaske tunti? Küsime tahtmata, vastama peame, aga miks mitte? Ja. Aga veel edasi, aastate 4200 ümber enne Kristust juhtis võimukas kuningas Uruka Kinna sumeri rahvast, kelle nime tahtmata Oru kaasa kinni võime seletada. Oli ju lugu nii, et mõnas ajal ikka tähendusega nimed inimestele pandi või anti, ei mitte nüüd nagu Peeter, Hans ja Jaan, kes ei tea, mis nende nimi tähendab. Ja järeldus, kuna sumerlased on turgi sugu, siis on ka eestlased ja soomlased turgi rahva sugulased. Ja ei ole sest häbi ühtigi, Hermann ütleb. Turgi rahvastel on suur võim Euroopas. Nende üle valitseb vägev suur sultan. Turgi oma keiser, niisugust ei ole sugurahval, madjarlastel, ei ka vennasrahval soomlastel. Vaestest eestlastest ärgu juttugi olgu, nad ei ole muud kui vene alamad, kes rõõmsad on, kui nende paar meest Vene riigi tuumast tukuvad. Et sealt tuleb väga selgelt välja põhjendus, et miks on vaja sumeri ja eesti keele võrdlemisega tegeleda. Sellepärast, et see annab eestlastele mingisuguse muistse au ja vägevuse. Nagu Hermann ütleb, tõesti see on arusaamata tundmus, mis nende sõnade kõla meites äratab. 6500 aastast räägiti ja kirjutati neid sõnu, mis on tänapäevani eesti keeles meie suus. Ja hiljem, ja siis Hermann sellega algatab teatava traditsiooni Eesti pseudoajaloos, mis leiab hulgaliselt järgijaid, kuni siis kõige hilisemad, mis ma olen leidnud, on 1970-ndatest aastatest, kus tegeletakse samasuguse võrdlemisega hoolega edasi. Aga mõtlesin, ma lõpuks loen ühe luuletuse, mis on Hermanni raamatu lõpus, ja kus ta siis võib-olla kogu selle teema ilusti kokku võtab. Luuletus on järgmine. Sumerlased, kallis rahvas, hariduses olid vahvas, oled valgust ette toonud, oled kirja ise loonud, sulle väike Eesti sugu laulab lahket kiidulugu. Veel 5000 aastat pärast, hoolimata ilma kärast, sinna poole juhib aimu, Eesti-Soome vaba vaimu. Säält on näha muinasvalgus, hariduse selge algus, see on armas, kaunis, ilus, pilk, mis muinas päiksepilus, jah küll ilus, kaunis, armas, Eesti rahvas, märkav armas, Eufrati tigrise suudel, jõe kalda palmipuudel, on su suured sugulased, sumerlased, akkadlased. Ja see on väga sellises omaaegses rahvusromantilise luule vaimus ja Hermann on kirjutanud teisi luuletusi, mis on palju rohkem tuntud kui see siin. Aga see nagu emotsionaalne loogika selles on jällegi nagu väga ilmne minu jaoks, et kui eestlased on sumerlaste sugulased, siis eestlaste väiksus, selline marginaalsus, kõik ajaloolised kannatused, need on ainult näilised või siis on ainult mingisugune väikene osa eestlaste kaldkriips sumerlaste aastatuhandete pikkusest ajaloost ja igasuguse sellise eestlaste väiksuse taga tegelikult peitub mingi maailma kõige vanem tsivilisatsioon. Ja nii et kui me räägime ajaloost, siis peaks alati küsima, et miks me ajalooga tegeleme, mis on selle eesmärk, millised on meie vajadused, mida me püüame sellel teel rahuldada. Kirjanikul on need ühesugused, ajaloolasel on need teistsugused ja see loogika, millest nad lähtuvad, on erinevad ja siis on mingid sellised huvitavad vahepealsed nähtused, nagu need pseudoajaloolased ja rahvuslikud etümoloogid, kes proovivad need kaks asja kokku tuua.
Aplaus, väga hea, väga põhjalik ülevaade ja väga lahe. Mul tekkis üks asi, mis on natukene võib-olla teemast välja, et on ju ma lugesin sealt välja, et kui on kas või seesama see Kalevipoeg niimoodi kirjutatud, et siis on oht, et hiljem keegi võtab seda tõe pähe ja hakkab siis seda kasutama kui tõde, eks, et mul tuli lihtsalt praegu meelde, kas oli J.D. Vance siis või, kes tsiteeris oma arust piibli tsitaati, aga tegelikult tsiteeris Pulp Fictionit. Ja, et see on samasugune, et arvas, et kui juba Pulp Fictionist tsiteeriti just kui nagu piiblisalmi, ju ta siis sealt on, et... Ja kindlasti Eesti ajaloost leiab ka selliseid näiteid, kus keegi kunagi on välja käinud mingi sellise kaheldava väärtusega väite ja siis hiljem on omaks võetud ja siis praegu oleme olukorras, kus selle vastu on juba väga keeruline vaielda, et see niimoodi võiks. Aga teine asi, mis siit tuli, et seesama, et me kompenseerime nagu, eks midagi neid asju, ja saab ka kätte maksta. Et mul tuli meelde, ma räägin ikka päris fictionist, et Quentin Tarantino on ju seda teinud, et mulle hirmsasti meeldis, ta on teinud ka Vääritud tõprad, kas sa oled seda näinud, ei ole? Ei ole. Kus on nagu, ta natsidega arveid klaarib, aga siis ükskord Hollywoodis oli siis tal üks viimaseid filme nüüd ja mis oli, mulle väga meeldis ja kõik, et seal ta võttis ja just nimelt klaaris ajalooga, keegi on näinud ikka ajalooga selle Charles Mansoni kambaga nagu asju, et peedistas neid, tegi, et nemad kaotavad kõik lõpp, tegi sellise lõppu, mulle meeldivad õnnelikud lõpud, mul oli ka nii hea meel, et anti neile jurakatele seal ja tema tegi veel läbi selle nagu naeruvääristamise, et ta tegi haleda kamba nagu neist lihtsalt, et saab ju ka kätte maksta. Aga siis sealt nagu tekib omakorda see asi, ma ei mõtle, et näiteks mina maksan ju ka näiteks kätte, et ütlen, et teie seda kuradi Nõukogude okupatsiooni ei olnud ja me elasime uhkelt. Ma arvan, et Venemaal öeldakse selle kohta, et nüüd kirjutab ajalugu ümber. Aga kui näiteks Venemaal ilmuks selline raamat, mis näiteks eitaks, et Eesti Vabariiki enne sõda ei olnud ja ilukirjanduslik selline, ma arvan, ja kui see saavutaks mingi tuntuse, siis me oleks väga kurjad vist selle peale. Ma usun, et need raamatud on olemas, tõenäoliselt. Nii palju, kui ma olen aru saanud, siis Venemaal on väga populaarsed alternatiivajaloolised romaanid ja selles mõttes ei ole midagi imestada, eks neil on ju omad sellised ajaloolised traumad ja meil on neist raske üle saada, aga ka venelastel veelgi rohkem, sest neil traumat on ka oluliselt rohkem ja nad on seda ise põhjustanud endale. Et seal ma olen aru saanud üks selline väga levinud alternatiivajaloo žanr on, et mis oleks juhtunud siis, kui Natsi-Saksamaa ei oleks Nõukogude Liidule kallale tunginud. Kui olekski läinud algusest peale nii, nagu plaanis oli, ehk me siis koos oleksime jäänud liitlasteks ja siis ühiselt, see, mis nagu Poolas juba alguse sai, siis nagu ühine rünnak teiste Euroopa riikide vastu, et see oleks siis nagu mujal ka samamoodi läinud ja oleksimegi rahumeelselt kõik omavahel ära jaganud. Et seal on nagu näha sellist kahjatsemist, eks ole, et mingisugune asi kuidagi natuke ebaõnnestus või süüdistatakse selles muidugi Saksamaad, aga küll oleks olnud tore, kui nii ei oleks läinud ja oleks Molotov-Ribbentropi pakt nagu sellel kujul teostatud, nagu ta algselt oli mõeldud. Kui meil nagu ülearu suuri võite ei ole ja me peame neid nagu välja mõtlema või neid väikseid siis nagu utreerima nii palju kui võimalik, et kas või see detsembri uumuse film või et meil ikkagi oli selline võit, siis neil nagu ei piisa ka sellest, mis neil olemas on, vaid nagu ikka tahaks veel rohkem, veel suuremalt. Jah. Tegelikult kui nii võtta, siis ka Eesti ajaloos ka sellised mõtted ei ole täiesti tundmatud, et ma olen kirjutanud ajakirja Vikerkaar ühe artikli Suur-Eesti problemaatikast, et kindlasti te kõik teate laulu Eesti piir käib vastu Hiina müüri või vähemalt seda lauset või seda laulurida sealt. See mõte, et Eesti pindala võiks olla suurem ja eestlased võiks olla suurem rahvas tegelikult ei ole ka Eesti rahvuslusele võõras ja 20. sajandi alguses selle küsimusega tegeletakse. Muuhulgas Jaan Tõnisson on üks suur Eesti küsimusega tegelevaid siis tolleaegseid rahvuslikke mõtlejaid. Ja võib küsida, et mida see suurus tähendab, et sellel on kaks võimalikku tõlgendust. Üks oleks siis pindala laienemine ja teine oleks rahvaarvu suurenemine. Ja see mõte, et eestlasi peaks
peaks olema rohkem, et see on tegelikult nii tavaline, et sellest ei ole mõtet isegi eraldi rääkida mingis Suur-Eesti kontekstis. Et Konstantin Päts näiteks 30. aastatel räägib, et eestlasi võiks olla 5 korda rohkem ja võiks olla 5 miljonit eestlast. Ja selle sama mõtte peale on tuldud tagasi nii varem kui hiljem. Aga see mõte, et eestlaste asuala võiks olla suurem ja Eesti peaks laienema territoriaalses mõttes, et see oli näiteks täiesti olemas enne esimest maailmasõda. Ja seda laienemispotentsiaali nähakse eelkõige ida pool, ehk siis tänapäeva Leningradi oblastis või ajalooliselt tuntud Ingerimaa nime all, kus tõepoolest elas küllalt arvestataval arvul eestlasi ja ingerisoomlasi. Ja see mõte, et tollel ajal siis Eesti iive oli vägagi positiivne, et see mõte, et eestlasi hakkab sinna järjest rohkem nagu elama asuma ja pikapeale võetakse Peterburi ka tagasi, kui siis muistele Soome-Ugri alale asutatud linn. Tegelikult eestlasi oli ju 50 000 umbes Peterburis, me mäletame seda 1917. aasta veebruarirevolutsiooni järgset demonstratsiooni Eesti autonoomia poolt, kus need oma ka võimu näitasid selles mõttes. Et see mõte, et me nüüd siin kasvame arvuliselt ja seetõttu ka siis hakkame laienema niimoodi lähialadele ida poole, kuhu sa mujal ikka laiened, et ida ja lõuna poole oleks ainult võimalik. Et see ei ole ka Eesti ajaloost täiesti tundmata, aga pigem see on selline marginaliseeritud teema, et sa pead jälle nagu allikate juurde minema ja otsima, et sa selle sealt lõpuks üles leiaks. Aga mul ajaloolasena nagu selles mõttes nagu võib-olla ka natuke selline kirjanduslik intuitsioon olnud, et kui mulle tundub, et mingisugune mõte ilmselt oli kuskil kunagi olemas, siis üldiselt mul ikka õnnestunud allikat ka leida, mis seda tõestavad. Ilma, et ma oleks pidanud seda välja mõtlema. Aga kui mina räägin siis kirjanduse poole pealt rohkem, et siis ma lugesin ka nüüd selleks, et natukene rohkem teemasse minna. Indrek Hargla on andnud välja ühe kogumiku, et Eestid, mida ei olnud, kus on nagu siis tuntud ulmekirjanikud on siis võtnud ette ja kirjutanud alates juba ka, ma ei tea, mis muusse vabadusvõitluse ajas kuni siis tänapäevani niimoodi erinevaid neid variante. Ja siis just vaatasin, et need ma kõik ei jõudnud lugeda, aga need, mida ma sealt lugesin, sealt tundus just, et enamik neid kirjanikke, just need novellid siis ja neid paelub nagu just see, et see sama pöördepunkt, et mis siis kuidas see ajalugu oleks pöördunud niimoodi teistpidi. Ja siis ma vaatasin just, et nagu see on see erinev konflikt nagu selles mõttes minu lähenemisega, kus nagu mind see ei huvita see, et kuidas see oleks muutunud, mis asi tõi selle muutuja, vaid lihtsalt, et ma tahan toimetada selles oma väljamõeldud maailmas, sest see on lihtsalt see on mõnus mõtelda seda enam, et kuna minu lood on ka nagu, on küll kriminullid, aga nad on sellised positiivsed või selles mõttes, et jah, keegi lüüakse maha, kõik uuritakse, aga ta ei ole selline, ma ei keskendu sellele inimeste psühholoogilistele traumadele, vaid ikkagi nagu sellisele mänguilule, actionile, sellisele natuke romantikat, natukene täiskasvanute muinasjutud nagu, et sellise ja see Tarantinol tegelikult, ja siis see ajastu ka muidugi, mulle meeldib see sama 60. Tänapäeval on selle tehnoloogiat nii palju, kõik, aga see sama, kui sa kirjutad old school kriminulli, siis sul on, et sa ei leia neid andmeid, mis sul on vaja internetist või mingi patsiga poisi käest, vaid sa lähedki selle all ilma, ma ei tea, mingi väikse kelmi juurde, kes teab kõike, kes seletab sulle ära, sa helistad enne telefoni putkast, sa pead helistama minema, mitte, et sul on kohe see info tuleb kõrva, et mis toimub, et see mängu ilu ja kõik siis, Tarantinol ma vaatasin just sama, et ta tegelikult on süüdistatud, et see ükskord Hollywoodis mingi 3 tundi pikk film, sest ta iluleb seal nii-öelda, tal on kõik automudelid välja valitud, tal on kõik rakursid nii-öelda, et ta lihtsalt naudib, et ta saab toimetada selles ajastus ja lisaks sellele ta saab nagu ajaloole anda selle käigu, mida tema nagu tahab, et siuke mängu ilu nagu on ja miks ma siin praegu veel, et toon just näite Indrek Hargla koha pealt veel jällegi Tartu ja kuna me oleme Tartus, et Harglal oli üks kogumik, oli Heade mõrvade linn oli Tartu kohta. Äkki mõni on ka lugenud siin, et ja seal ma nägin seda lusti, kus ka Hargla lihtsalt nagu
mängis sellega, kuidas sellel need lood keskendunud ikka selle, kuidas kultuuris liiguvad kümned ja kümned miljonid ja kuidas selle pärast tapetakse ja grupeeringud ja kõik asjad on ja noh, see oli siuke paljus ka kirjanike kultuuriinimeste inside maailm, aga see on jällegi see, mis ma ütlen, mis on nagu noh, lustimine, et ta kohati nagu mulle tundus, et ta proovis ennast väga nagu seal niimoodi vaos hoida ikkagi selle koha pealt, et ta nagu liiga üle võlli ei läheks, aga jah, ta nautis ja see on nagu see minu arust üks selle alternatiivajaloo võlu, et sa saad seal nagu tõesti toimetada, kuidas sa tahad ja mingil hetkel hakkab see lugu nagu iseennast kirjutama sellepärast, et sa vaat, kuhu veel edasi minna või mis nagu niimoodi on, et midagi kommenteerid vahel. Ja mul tuli üks film meelde ka, et sa rääkisid filmidest siin praegu. No see film, mis mulle meelde tuli, tõenäoliselt ei ole seda näinud. Ja ma olen seda ka ise ühe korra näinud ja see üks kord nägemist ma praegu mõtlen, et kas see oli unenäos või see oli päris, et ma seda filmi nägin. Aga jah, et minu jaoks tõstatub nüüd siin huvitav küsimus, et ja võib-olla ma ei ole ise sellest päris niimoodi ka enda puhul mõelnud, aga äkki mulle meeldibki kõige rohkem selline ajalugu, mis justkui oleks alternatiivajalugu, aga tegelikult ei ole. Ja tegelikult oligi päriselt niimoodi. Ja seda on tänapäeval raske uskuda, aga siis me peame vaatama, et mida see siis, kuidas see võimalik oli, et see niimoodi oli. Ja see film, mille peale ma praegu hakkasin mõtlema, ka selle pealkiri ei ole mul nüüd 100% meeles, aga ma arvan, et selle pealkiri oli 7 saunavihta või 7 vihta või 5 vihta või kui palju neid vihta oli. Ma arvan, et neid oli 7. Aga selle juures huvitav on see, et see on tehtud, kui ma ei eksi, siis 60ndate teisel poolel. Värviline täispikk mängufilm, filmitud Ameerikas Lakewoodis. Selle filmi režissöör on Edmund Martin, kes oli üks väheseid professionaalseid Eesti filmirežissööre siis 30ndatel Eestis ja siis ta siis emigreerus, ma arvan, et 44. aastal ja sattus siis sinna Ameerikasse koos küllalt suure hulga teiste eestlastega ja nad tegid seal vähemalt 2 täispikka mängufilmi isekeskis. Et üks oli Tiina, mitte see Tiina, keda te teate, libahunt, eks ole. Lugu oli küll sama, aga siis film teine ja hoopis teistsuguses võtmes lahendatud. Aga see, mille peal ma praegu mõtlesin, see on komöödia. 7 vihta, ma arvan, et oli 7. Ja see räägib ühest sellisest sõpruskonnast, meeste sõpruskonnast, kes kõik olid võidelnud Saksa sõjaväes üheskoos ja siis, kes olid siis seal paguluses nagu sõpradeks edasi jäänud ja kellel on tavaks siis käia kord nädalas saunas. Ma ei tea, kas siis reedel või laupäeval. Ja siis film räägib nendest meestest, kes siis koos saunas käivad. Ja tegemist on sellise muusikalise komöödiaga. Nad seal käivad saunas ja teevad nalja ja sõidavad ringi suurte 60ndate Ameerika autodega. Seal Lakewoodis räägivad puhtas eesti keeles ja siis intriig on selles, et kuna nad käivad kord nädalas saunas, siis nad ei pööra oma naistele piisavalt tähelepanu ja siis naised teevad seal midagi, et neile kätte maksta selle eest. Ja kogu see žüsee on natukene jabur ja selline mõttetu. Aga ma just mõtlesin, et see, mida sina kirjeldad Viljandi näitel, eks ole, selline alternatiivajaloline Eesti, et see on umbes visuaalsel kujul seal olemas. Et sõidavadki suured Ameerika autod ringi, eesti keelt kõnelevad mehed roolis ja siis tegelevad oma mingisuguste igapäevaste jaburdustega. Et vahel võib see mulje, mis justkui viitaks alternatiivajaloole, tegelikult olla petlik, et tegelikult päriselt ongi selline film olemas. Et guugeldage seda, ma arvan, et te leiate selle üles. Siit on hea nüüd minna korra visuaalse asja peale, et kui minust on see mulje jäänud, et mulle ei meeldi tänapäeva tehnika ja ei meeldigi tegelikult ja kõik, et ma ikkagi kogu aeg mul on see probleem ka, et mul on nuputelefon ja mul on praegu igavesed hädad on sellepärast, et ei haaku seal mingite nutitelefonidega või kõned katked, okei. Aga siis, ja AI on ka tegelikult kirjanikuna, ma ütlen, mulle ei meeldi AI näiteks, sellepärast, et ma tean, et mõni krimikirjanik näiteks teeb ka seda, et ta kasutab AI-d kontrollimiseks, selles mõttes, et oma süžee juures, et leia vead näiteks või mingid sellised asjad, et minu kiire, praktiline, minu jaoks jällegi, kui ma olen selle ise teinud, et kui lugenud, ma ei tea, 10-20 korda läbi avastan, et siin on, see on nagu see käib selle asja juurde, et see minu jaoks mõjub natukene dopingu kasutamisena, samas kui mul on toimetaja, kes vead leiab inimene, siis seda ma ei pea nagu dopinguks, sest see on ka inimene, kes see on selline enda vaatenurga küsimus.
Aga nüüd ma olin jah selle AI suhtes ikka, kuna ma tehnikat kardan ka kõik, aga nüüd ma järsku sattusin korraks AI võrku. Lihtsalt sellega, et ma tahtsin, kuna mu raamatust ei ole veel filmi tehtud, aga ma tahtsin seda Viljandit ikkagi näha nagu sellise, milline siis see võiks olla. Mu silme ees on ta ju kõik olemas. Ja siis ma olen nüüd viimane nädal, ma olen siin toimetanud niimoodi tasuta AI-ga selles mõttes, et ma saan teatud piires või olen teinud mõned pildid Viljandist. Ma ei tea, kui palju siin Viljandis käinud inimesi on, aga ma proovin siit nüüd näidata neid, mis ma olen teinud, mõni on võib-olla raamatut ka lugenud, näiteks mulle esimeses raamatus on juttu Viljandis ühest Flamingo džässiklubi on järve ääres, kus Tartu mäest alla tuleb ja seal on üks maja, kus Vene ajal oli toidupood oli ja kõik, ja mina valisin välja, et seal võiks olla see renoveeritud džässiklubi. Ja nüüd ma ei tea, kui hästi, ja siin ma nüüd võtsin, et see on aluseks on minu enda tehtud foto 2-3 päeva tagasi päevasel ajal. Ei, ma tegin õhtusel ka ikkagi, aga põhimõtteliselt on see, et siin on, kõik on elumajad, siin ei ole mitte ühtegi poodi kuskil. Ja siis ma ütlesin talle kõigepealt selle, et tee see Flamingo kiri ja see neoon see ja teed nagu oleks džässiklubi. Siis ta pani, siis ma ütlesin, et tee järgmistel majadel nagu oleks ka väike poed seal või niimoodi. Siis ma lasin tänapäevased autod ära kustutada, andsin konkreetsed mudelid ette, et vali see. Ja siis, kuna mul ta ei mõju nii hästi muidu kui see, et kui ma lasin ta selle tee, et ta oleks seda tüüpi maal. Ma nüüd ei mäleta, mis see täpne konkreetne käsitlus oli, ma otsisin välja, millised maalid mul meeldivad ja selline alternatiiv asi AI abiga, eks, et ja nüüd, kui rääkida selle autentsuse asja või mis, et kui ma nüüd müüks seda, et ma tegin maali, siis ma olen pettur, aga kui ma ütlen, et see on nagu ma olen ise selle ikkagi nagu loonud selles mõttes, et öelnud, valinud koha, võtnud oma foto ja teinud, siis ütleme, et nagu mingil määral minu looming ikkagi. Ja ma näitan veel mõningaid selliseid variante, mis näiteks see on üks tuntumaid Viljandi vaateid. Lasin natukene panna mõne reklaami sinna juurde. Ma ei ole nii suurelt kunagi näinud, võib-olla suurelt tulevad mingid AI apsakt ka välja, aga täitsa autentne koht. Niimoodi kaubamaja silt praegu on ka täpselt selline, lihtsalt meloodiale siin juurde kirjutada ja siis autod ja inimesed. See on üks mu lemmikuid nüüd ka, ja siis võt, kui nüüd nagu päris ajalugu ja võtta, et Kino Gloria oli enne sõda seal, et siis ma ei pannud nagu selles mõttes huupi. Viljandi kohviku logo on siiamaale selline, enne sõda teda muidugi ei olnud, selle koha peal minu arust ei olnud täpselt. OÜ Alko oli see, kes Viljandis siis alkoholi tootis. Ja minu raamatus on ka see Alkost saanud nagu üle-eestiline see firma, ma olengi nagu niimoodi võtnud ikkagi, et kuhu nad oleksid võinud nagu kasvada, ja toonud ka välja, et see maja oli siis see ja nüüd on sealt nagu arenenud, et nagu see, et inimesed saaksid nagu jälgida, eriti Viljandi inimesed, aga et tõesti, aga miks mitte, ma näitan veel mõned pildid, see on ka üks, mis mulle väga meeldib, mis nagu ma olin valinud ka need kohad, kus oleks nagu selline Viljandi reljeefsus ja kõik, et need paigad on täiesti olemas. Võt see on nüüd täiesti nullist, et see on, sinna ma raamatust panin, seal on tegelikult lihtsalt mets ja vaateplatvorm nagu siuke, aga seal võiks olla see üks kasiino, selle ma nüüd andsin konkreetsed käsud, et seal on täiesti mets, aga muidu need majad on nagu näha, 60-te majad ja siin on need praegused 10 aastat tagasi tehtud funktsionalistlikud uued majad ja kõik, ja siis ütlesin, et ta tee niimoodi, et oleks nagu öösel ka hästi, see käib nii lihtsalt tänapäeval, vaatan, kas mingi, siin on ka, et selline tuntud, jätame selle, et see tahtmine nagu mul endal on nagu hirmesti näha, et milline see võiks nagu hästi uhke ja tore olla, et aga ma ei tea, nüüd on kell nii palju, et äkki on küsimusi kellelgi tekkinud kõik kummale. Ma tean, et tulevad raskelt, aga väga hea, nii. Mikrofoni ka. Ma ei tea, äkki on võib-olla salvestuse jaoks oleks hea küllaks. Selle kohta, et
kui nüüd on siis teos, mis natuke nagu on ajalugu ja natuke nagu ei ole ajalugu, et ei ole päriselt nagu võltsitud, aga on keeratud niimoodi endale sobivalt seda ajalugu, et mida ajaloolane seda lugedes tunneb, et kas te tahaksite nagu, mitte see päris see, kus on tõesti ongi välja mõeldud maailm ja me kõik teame, et see on välja mõeldud maailm, aga just selline kergelt mõjutatud ja muditud ajalugu, et kas te seda lugedes tunnete, et te tahaksite nagu karjuda. Juures tahaks karjuda, et oleks mingi selgitus või täpsustus või viide kuhugi ajaloolisele allikale, mis näitaks, et kuidas see päriselt siis oli? Ma arvan, et nagu viidet, oleneb nagu jällegi sellest, et millega on tegu, et kas on tegemist, ütleme, raamatuga, mis siis püüab jätta muljet endast kui päris ajaloost, et see on nagu üks asi, kui on ajalooline romaan, siis on teine asi. Et kui on ajalooline romaan, siis põhimõtteliselt, ma arvan, rakendub sama loogika, et ta ei ole võib-olla alternatiiv ajalooline, aga teatud määral iga ajalooline romaan on ju alternatiiv ajalooline ka, sest ega ju ajalugu ei anna ette kõike, mis sinna romaani sisse läheb, vaid kirjanik ikkagi peab midagi juurde mõtlema, oleneb siis nagu sellest, et mis on need mängureeglid, mille järgi ta seda teeb, et kas ta piirab ennast sellega, mis on siis teada selle kohta, mis päriselt juhtus, või siis ta meelega ei piira ennast sellega ja kehtestab endale mingisugused teised mängureeglid. Et kui on tegemist selle esimese juhtumiga, et on, ütleme, romaan, mis peaks justkui jääma tõsiseltvõetavuse, usutavuse piiresse, arvestades seda, mida me siis päriselt nii-öelda faktuaalselt teame, siis võib küll jah niimoodi juhtuda, et mul on väga raske seda teksti lugeda. Ja veel rohkem, me oleme siin filmidest rääkinud, igasugused telesarjad ja sellised asjad. Ma mäletan näiteks, et sarja pealkirjaga Viikingid oli väga halb vaadata, sellepärast seal inimesed ei rääkinud üldse nii, nagu seda keskajal oleksid võinud teha. Ja see ei ole isegi küsimus sellest, et kas see süžee oli kuidagi realistlik või mitte, aga see inimeste mõttemaailm oli täiesti niimoodi minu jaoks paigast ära, sest ma mulgas olen tegelenud keskaegse kirjanduse tõlkimisega eesti keelde ka ja natuke keskaja uurimisega, et see kindlasti oleks olnud võib-olla paremini lahendatav. Siis tekib küsimus see, et ega nüüd selle sarja või mingi muu sarnase asja peamine lugejaskond või vaatajaskond ei ole nagu spetsialistid, eks ole, et nad on ikkagi mõeldud laiemale ringile ja sellele laiemale ringile võib-olla on vaja, et see asi oleks suhestutav, et see asi oleks selline, mis ei mõjuks kohe väga võõrapäraselt, et nad saaksid aru nendest tegelastest, kes seal tegutsevad nii, et nende kohta käib üks umbes mingisugune sama tegevusloogika, mis nende inimeste kohta, kes neid igapäevaselt ümbritsevad. Nagu liiga palju selles mõttes ei saa ka peale suruda mingisugust oma perspektiivi. Film on ju selles mõttes palju kuritegelikum, et seal saad nagu väga vähega, ütleme, kui see, kuidas praegu tuuakse Shakespeare'i mustanahalised tegelased näiteks või mis on ju kohe, et me kõik saame aru, et ei ole, raamatusse ei hakkaks keegi kirjutama seda sisse, aga visuaalselt saab nagu näidata neid asju väga kergelt võltsida nagu igasuguseid asju. Nojah, seal on küsimus, et kas see nüüd võltsing või see on taotluslik? No jah, taotluslik, aga nii-öelda, et see, aga ajaloolasena sa ütleksid kohe, et ei olnud nii, Jah, ilmselt küll, aga ilmselt oleks seal ka palju teisi asju, mille kohta võiks samamoodi öelda, et ma arvan, et kui tehakse selline valik, et pannakse näiteks mingisugune hoopis teistsuguse välimusega inimene sinna mängima, et see peab olema taotluslik, et nad peavad ilmselt selle kaudu siis tahtma midagi öelda, et seal ei ole tegemist otseselt vaataja nii-öelda petmisega, aga mingite teiste küsimustega see piir võib olla palju keerulisem. Mul tuli üks või isegi 2 sellist asja meelde veel teost, kus on just nagu niimoodi reaalse aja sees on mingi väljamõeldud asi pandud, et mõlemad olid minu arust on hea Urmas Vadi looming, kes müüb raamatuid platsi peal, et üks see on kindlasti tema ballettmeister, kus balletitrupp käib Konstantin Pätsi päästmas Venemaal, et mis on nagu täpselt, et nagu ajastu on nagu üks aga kõik muu, või see on nagu absurdne seal sees ja kas minu arust oli tema käsikiri ka
see läks juba ulmesse ka natuke see kohtumine Tundmatuga, kus oli Mati Tilba, oli see Mati Talvikut, Tiit Sukk mängis ja kus oli ka see pseudovärk sinna tekitatud. Aga tihti on niimoodi minu meelest võimalik ikka väga huvitav tulemus saada, kui sa põhimõtteliselt lähened sellisest realistlikust käsitluslaadist, aga siis mingisugust asja seal natukene muudad. Et see, minu jaoks see võib-olla seostub rohkem sellise maagilise realismiga ka teinekord, et mitte see ei pruugi tingimata ainult ulme olla, et seal on täiesti võimalik kirjutada realistlik romaan, kus nagu üks asi on ebarealistlik ja see võib tekitada sellise väga huvitav sellise ebaõdususe tunde lugejal. Harglaga tuli veel meelde, et ma ei tea, kas seda on raamatuna praegu kuskilt veel saada või on üldse olnud saada, et mis ma kuulsin ühte audioraamatuna lugu, kus tal oli seal muidugi sellel ka mingid ikka ulme asja, need mustad augud ja kõik, aga sellel teesed, et Gustav Naan toimetas kõvasti koos Einsteini ja teiste tegelastega, siis Paul Kerese vend ja seal oli ka nii kõik ulmekirjanikud, Ray Bradbury'd ja kõik olid see nagu kuidagi kokku miksitud niimoodi ja jälle selline suur segapudi ja minul on ka öeldud näiteks seda, et minu raamatus näiteks siis oli see Raimond Valgre laulu lauldakse kuskil, et miks mitte oleks võinud Valgrest saada, on ju ka siis väga edukas, veel siis ta oleks võinud veel üle maailma kuulsaks saada ja seal on, keegi mulle just ütles, et aga miks, et sul on 61. aasta, et too noor ansambel Beatles esinema Viljandisse, kes enne kuulsuse tippu või üks mõte mul on see, et näiteks Paul Kondase maalid on sellel hetkel maksavad miljoneid, et seal võib ka nende reaalsete inimestega mässata ja mainida, aga kas ma nägin, keegi tahtis küsida või? Jah. Keegi tahab küsida. Oltame see mikrofon ja siis tuleb vaid eetrisse ka. Et ma tahtsin teha lihtsalt täpsustuse selle rahvaetimoloogia Karl-August Hermanni kohta siin, et kui siin oli juttu, et rahvaetimoloogia tähendab seda, et harimatud inimesed võtavad suvalistes keeltes suvalise sõnu, leiavad paralleele, mis on õige, see ongi rahvaetimoloogia, mis kuhugi kõlba. Aga Hermanni kohta peab ütlema, et ta oli selle aja kohta, kui tema sellega tegeles. Võrdlev keeleteaduses oli ta kõige absoluutselt parimas nii-öelda harituses tegeleda. Leipzigi ülikooli võrdleva keeleteaduse doktor ja lihtsalt 19. sajandil, meist 150 aastat tagasi, olidki keeleteaduse meetodid teistsugused, et tema ju nii-öelda ei saa talle ette heita, et me praegu muidugi naerame tema seisukohtade üle, aga see, et tollel ajal võrdlevad keeleteaduses olidki need meetodid täiesti adekvaatsed ja polnudki midagi naerda, et selline teadus tollel ajal oli, et sellise täpsustuse ja väikese rehabiliteerimise Karl-August Hermanni kohta ma tahaks teha, kui seda Edgar Saksa ja teistega siin samale pulga ei pea tingimata panema. See oli ainuke selline täpsustus, mul midagi. Aitäh, ei ma tegelikult ei kasutanudki sõna rahvaetümoloogia, vaid rahvuslik etümoloogia. Minu jaoks on need kaks erinevat asja, et selles mõttes jah, nagu rahvaetümoloogia on tõesti see, kus leitakse kuskilt näiteks mingi koha nimi ja siis seda tõlgendatakse niimoodi, et mis see nimi siis ka tähendab, eks ole, siis leitakse sinna mingi tähendus. Et kohanimi Tallinn näiteks on selle kohta hea näide, mis inglise keeles kõlab nagu tall inn, et võiks olla kõrge kõrts või midagi selle taolist. Aga mida ma tahtsin just rõhutada, on see rahvuslik etümoloogia. Ehk siis see vajadus eesti keelest mingit ajalugu kätte saada ja selle kaudu siis anda eestlastele üks väärikas ja kaugele minevikku ulatuv ajalugu. Ja selles mõttes, jah, ma absoluutselt ei taha Hermanni naeruvääristada, et naljakas on see küll, aga see ei ole mitte asja juures põhiline, et see on naljakas, vaid oluline on ikkagi siis tolleaegse tekkiva Eesti rahvusliku ajaloo käsitluse nagu ülesehitamine ja kuidas seda tehakse ja see, et mingid asjad seal nagu sellisele allikakriitikale kuidagi vastu ei pea, et see on nagu ilmselge, et kui rääkida siin teisest suurmehest Karl Robert Jakobsonist ja tema esimesest Isamaa kõnest näiteks, mis on Eesti rahvusliku ajaloo absoluutne baastekst, et sealt tegelikult hakkavad need hilisemad asjad tulema ja sellel nad rajanevad. Jakobson väidab seal igasuguseid asju, mis on kuidagi ütleme allikatega tõestamatud ja nii edasi, et seda ei ole mõtet isegi välja tuua eriliselt. Mis on Jakobsoni puhul oluline, on see nii-öelda Eesti ajaloo põhimõttelise loogika paika panemine, et kunagi oli meil valguse aeg, siis tuli muistne vabadusvõitlus, algas pimeduse aeg, siis pimeduse aeg saab läbi ja tänu tsaarihärrale on meil tulemas koidu aeg. Et see kolmeks jaotamine, et see on see, mis siis nagu läheb edasi ja siis
hilisemates ajalookäsitlus kuni tänapäevani on täiesti täheldatav. Et ei ole mõtet jah, ma olen täiesti nõus nagu tähte närida selles mõttes, et kes mingisuguses asjas kuidagi eksis, sest omaaegsed need ootused ongi teistsugused ja omaaegne kontekst on teistsugune, aga tähtis on see, mis jääb püsima ja mis elab tänapäevani teinekord edasi ja seda on väga huvitav niimoodi tagasi minnes uurida. Veel küsimusi? Rääkisime sellest, et ajaloo käsitlus igal juhul peegeldab kuidagi inimese enda soove ja tahtmisi ja midagi, mis sealt ajaloolt tahame. Ja teisalt praegu meil on üsna lihtne saada selliseid paralleelreaalsusi kätte just siis näiteks AI kaudu või interneti vahendusel. Ja seda arvesse võttes siis, kuidas teile kummalegi tundub, et praegusel ajal on inimese tõe või fantaasia vajadus muutunud või kas see on muutunud? Mina saan öelda enda pealt, et minul on küll muutunud selles mõttes, et miks ma selliseid raamatuid kirjutan ja üldse, et ma tahangi sellest praegusest reaalsest ajast nagu välja saada, et mul on tõesti nii paljudest asjadest nagu kõrine, ma ei oska seda, eelkõige tempo, mille surubki peale, miks ma olen ka nuputelefoni peal selle pärast lihtsalt, et siis on mul hea, kui ma lähen kodust ära Viljandist, lähen Tallinnasse näiteks, siis ma ennem annan juba teada inimestele, et tahate õhtul vastan meilidele. Mul ei ole mingit, kui ma tagasi olen. Ma internetis vahepeal ei käin lauaarvutist internetis ja kogu lugu ei ole mingit asja, et ma peaks mingit tööd või kuskil sealt tegema ja võt ongi see nagu selles mõttes, et mina tõesti põgenen ja mulle meeldib, ma võin vaadata näiteks sarja Friends jälle uuesti või mõnda teist asja, mingi mis viib ka sinna vanasse aega niimoodi, et ma ei tea, kuidas ülejäänud inimestega, minu arust fantaasiasarjad igasugused sellised ka on ju jube populaarsed, võib-olla ka inimesed siis põgenevad sinna, et kuidas... Jah, ma arvan, et see tempo on nagu üks asi, teine asi on info üleküllus ja nüüd tänu AI-le meile seda infot tuleb muudkui peale, et igal ühel on võimalik seda ise suhteliselt vähese vaevaga juurde tekitada ja eks mure on, et tegelikult see tähendab sellist devalveerumist, et kui sul ongi mõne sellise hiireklõpsu ja natukese ootamisega võimalik endale lasta genereerida ükskõik mida, siis kas kokkuvõttes see, mis sa oled teinud, on väärtuslik, kui temasse on läinud liiga vähe vaeva. Ja kui selline toodang on nüüd võimalikuks saanud, siis kas ei devalveeri omakorda siis ka neid asju, mis on sündinud kuidagi teisiti, aga mis siis peale vaadates, vähemalt mitte võib-olla süvenedes, aga peale vaadates on väga sarnased, et kas AI-ga tehtud pilt ja päriselt tehtud pilt nagu tarbija seisukohalt ei osutu lõpuks sama väärtuslikuks või sama väheväärtuslikuks. Ütleme kõige ilmselt näide Facebooki loomavideod, et kui mingid aastad tagasi, mul on 3 kassi, 1 koer, ma ikkagi sattusin vaatama mingid, kui ma ei tea, midagi kassidega oli või nii. Nüüd ma enam ei vaata sellepärast, et enamik on AI-ga tehtud või sa ei saa aru, ma ei viitsi sellega tegeleda, et ma hakkan mõtlema, kas see nüüd on või ei ole või ma nagu ignoreerin juba palju mingeid asju, kus ma näen, et see AI nagu tuleb niimoodi sisse, et... Ja võib-olla siis ongi oht, et lõpuks enam keegi enam midagi ei vaata ega midagi ei loe, sellepärast et sa ju kunagi ei tea, kas seal nüüd on mingit väärtust või sellel ei ole väärtust. Või siis alternatiivne võimalus, et tarbin ainult sellist kultuuri, mis on vanem kui aasta, ma ei tea, 2023 või midagi sellist. Et siis ma võin olla kindel, et AI-d seal ei olnud, sellepärast et AI tuli hiljem. Aga ma arvan, et tänapäeval sellest on ju praktiliselt võimatu kõrvale hoida, et see umbes nagu see, mis on mikroplastik või nagu, et mis nagu igal pool, et see on meie kõigi kehades sees, sellepärast et tahes-tahtmata me oleme kuidagi seda alla neelanud. Ja AI-ga, ma arvan, tänapäeva kultuuris on samamoodi, et isegi kui me nagu teeme kõik, et seda vältida, ikka tuleb kuidagi sisse. Et siis, kui sina näiteks ei kasuta oma tekstide loomisel absoluutselt mitte AI-d, kas sa ikka tead, et sinu toimetaja seda ei kasuta ja kui sinu toimetaja seda ei kasuta, siis
siis võib-olla nagu sinu lugeja kasutab seda selle asemel, et tervet raamatut läbi lugeda, äkki ta laseb, ma ei tea, e-raamatust kokkuvõtte teha AI-l ja siis sa ikka jõuad tema kaudu AI kaudu. Et see kõik on nagu selline mäng, et sa lõpuks saad ikka lüüa ükskõik, mida sa ei tee. Et ma ei tea, võib-olla kellelgi veel vahepeal tulnud küsimus, aga ma mõtlesin, mul tuli üks asi nagu järsku meelde, hoidke oma küsimus veel meeles, et ma olen tegelikult teinud alternatiivajalugu kunagi varem ka natukene ja see mõnes mõttes on nagu täitsa hirmus, et kuidas see tõeks nagu mõnes mõttes läks, et ma olen kirjutanud sellist sarja nagu ENSV ja enne seda tegime Villu Kanguriga ka sarja Hajameelselt abielus ja sealt oli siis tegelikult mingi esimene ENSV impulss tuli sellepärast, et me mõtlesime välja sellise osa, see oli 2-osaline, mil see oli tegevus oli aastal, ta oli eetris samal 2008 või 2009 kuskil varem, 2007 vist isegi, enne kui pronkssõdur minema viidi. Ja siis oli see fantaasia nimi oli see, et mis siis, kui ENSV poleks ära lõppenud. Ehk siis oleks Nõukogude okupatsiooni jätkunud. Ja siis olid seal siis need naljad, et kuidas seal oli üks Andrus Vaarik mängis ühte tehnikameest, kes siis paigaldas seda, mitte neid Soome blokke telekasse, vaid muukis lahti, üritas välismaa internetti saada sisse. Et seal rääkis Merle Palmist, mängis naist, miks sa tahad sinna välismaa internetti? Seal saab kommenteerida. Mis mõttes kommenteerida? Võid öelda näiteks Putin, vana loll, vana kuredi värdasööne, ja keegi kinni ei pane. Ja nüüd sellel veel neid asju, ma toon veel mõne näite, ja mõtled, ikka on see, juba siis oli Putin, ja see sama, ja mis Venemaal praegu on, põhimõtteliselt ei ole enam seda vaba, see oli seal veel, et seal muidugi mul oli see, et jube tore oli, et 2 Saksamaad ühinesid, et üks suur Ida-Saksamaa oli, ja kus siis sai minna Münchenisse ja reisida ja mobiiltelefoni järjekorras inimesed olid juba 2 aastat ja saab mobiiltelefoni ja sai fantaseeritud selle peale, aga mingid asjad nagu läksid nagu see mõttel, et ja Venemaal ongi praegu niimoodi, et see jooksis nagu kokku, kui ma selle avastasin jälle, et... Ma arvan, et tavalise venelase jaoks see loogika, et Lääne-Saksamaa võiks Ida-Saksamaa külge ühineda, et see nagu täitsa toimib ju Venemaa ja Ukraina näitel, et olid ju koos, eks ole, et mis nad siis nüüd ei või koos olla ja tulekski nagu uuesti kokku panna, et see on... Ja veel oli, et elektronkirjad, see oli ka, et e-kirju saab saata, meil saab ka ju saata, no jaa, aga seal neid ei loeta vahepeal läbi, et need lähevad otse ja kohe adressaadile, ja jälle seal praegu reaalne elu, et nii võib minna alternatiivajalooga. Kas on äkki veel? Meil on veel lihtsalt aega. Aga ega vangi ei panda, kui küsi ka midagi juurde. Jah, veel. Kas kuidas see ajalugu päriselt läheb? Küsin siis, et kui te siin rääkisite ka nagu sellest, et arvide varem. Nüüd mul on just küsimus Gerdile. Ma isegi ei võta mikrofoni. Aga ma ei taha, mul on lihtsalt piinlik küsimus. Aga mul on äkki piinlik vastus ka. Nii. Ma küsin, kas kuskil 35 aastat tagasi, 40 aastat tagasi sinu pseudonüüm, kui sa kirjutasid, oli Killu? Oli jah. Ma kasutan siia maale veel, kui ma libasakala huumori külge sakalas teen seda Killu R. Smith, mis tähendab R. Smith on Robert Smithist võetud Cure'i lauljast. Väga meeldisid eluväärtused. Issand, nüüd läks küll piinlikuks, et see oli tõesti aastast 89-90, siis kui iga punkar arvas, et ta peaks luuletama. Jaa, ja need olid tõesti, sinu muudatused selles kaustikus olid kõige paremad. Näed, ma isegi ei mäleta. Väga aitäh. Ma tänan. Millised teksad sa väljamaalt said? On sul veel teisigi firmakaid? Kas kirjad on peal? Kas muudne on lõige? Kas nad on ehtsad? Kas nad on õiged? Kas sa neid ära müüa ei tahaks? Silmapilk teksad vaheta rahaks. Mu silmade värvi mu jumega, muuga käive ei passi kui lumega. Aga äkki veel mingi Killu? Ei tea, ma ei tea, mina olin siis 89, siis ma olin aga praegu see ei tulnud üldse tuttav ette, vaata kui,
aga võib-olla ma kõike ei mäleta ka. Ma arvan, et see võib-olla jah, tõstate peale selle küsimuse, et mis on nagu päris ajalugu. Väga hästi. No praegu ma, kui keegi kohtusse kaema, okei, oli minu oma. Jah, luuletus vedeleb maas, võtta üles. Et selles mõttes jah, nagu me ajalast rääkisime, et see, mis nagu oli päris ja mis ei olnud päris, see on üks asi, aga see, et mis töötab tänapäevas ja mis on kelle jaoks oluline, see on kokkuvõtte isegi tähtsam. Nii, läbi. Aga kui küsimusi ei ole, siis me väga täname mõlemad. Aitäh. Siin samas saalis me jätkame kell 5. Norman Ooler tuleb siia saali rääkima, räägib saksa keeles, tõlge on eesti keelde sünkroontõlge. Olete oodatud kohe varsti tagasi.